Kallid lapsevanemad, õpetajad, sõbrad. Tere tulemast Kirillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli 67. lennu kontsertaktusele. Palun veenduge, et teie telefonid on hääletu peal. Seda tänast päeva on meie 10 õpetajat juba pikki silmi oodanud. Palenhigis on töötatud 7 aastat. Muusikakoolis on need noored oma elust veetnud vähemalt 1200 tundi. See on 50 päeva jutti. Lisaks veel kodus harjutatud lugematud tunnid. Tänase aktuse kontserdi pooles saamegi kõrvu paitada kogu selle harjutamise tagajärgedega. Meie lõpuaktuste traditsiooniks on saanud, et erialaõpetajad kirjutavad oma õpilastele väikese soovi või mõtte, millega nad pesast välja lennutada. Seekord esmakordselt kuuleme ka vastupidist. Ka õpilased on oma tänud, mõtted, soovid õpetajatele edastamiseks kirja pannud. Esimesena astub lavale Kaarel Ojassoo, kelle õpetajaks on Ingrid Arro. Kaarel meenutab, õpetaja Ingrid on kõige vastutulelikum ja abivalmim õpetaja üldse, alati rõõmus ja heatahtlik. Kaarel mängib meile Bachi aaria, tema kontsertmeistriks on Žanna Andreevskaja.
on sinu kohta kirjutanud nii: soe, südamlik, tähelepanelik, lahke, rõõmsameelne. Sellisena oled sa olnud kõik need koos käidud aastad, kuhu on mahtunud peale iganädalaste tundidega suvekursused, festivalid, rahvapillipeod. Mul on olnud rõõm ja õnn olla sinu õpetaja ja kuigi täna saad sa kätte muusikakooli lõputunnistuse, siis sinu side kooliga jääb kestma. Pillipidu ootab ja sügisel kohtume taas orkestris ja rahvapilliansamblis. Naudi ikka suve ka. Aitäh, õpetaja Indi! Järgmisena astub meie ette Noora Marie Vahter, kelle erialaõpetajaks on Jüri Ilves. Noora meenutab. Õpetaja Jüri on alati olnud väga toetav ning innustav. Olen nende aastate jooksul tema käe all õppides õppinud, et isegi kõige raskematest olukordadest on võimalik välja tulla. Samuti on ta osanud mind julgustada ja ma olen talle selle eest väga tänulik. Usun, et seda julgust ja mitte allaandmist on elus ka paljudes muudes ettevõtmistes vaja. Kõike head! Noora esituses kõlab Edvard Kriigi poeetiline pilt E-moll. Õpetaja Jüri on sinu kohta kirjutanud nii: sinu tundlik natuur on võluv. Huvi muusika ja rahvatantsu vastu on olnud sinu viimaste aastate sisuks. Soovin, et kõik, mida elus kohtad, oleks täis õnnistust. Aitäh, õpetaja Jüri! Nüüd kuuleme aga 67. lennu ainsat puhkpilli. Lavale astub Sanna Kätlin Vestman, kelle õpetaja on Helen Saar. Sanna meenutab: aitäh sulle, Helen! Sa oled olnud imeline õpetaja, sinuga on tore teha tunde, kui ka lihtsalt niisama juttu ajada flööditundide alguses. Kui saad aru, et mul on mõni asi keerulisem, siis keskendumegi sellele. Näiteks siis, kui mul oli keeruline huuli lõdvemaks lasta ja kasutada diafragmat, tegime selleks mitu nädalat erinevaid harjutusi. Sa mõtled alati ka sellele, kas mu enesetunne on hea või mitte. Nii mina kui ka paljud teised õpilased kiidavad sind, sest oled lihtsalt nii imeline. Sanna mängib meile Herman Piiftinki pala Sügis ja tema kontsertmeistriks on Dmitri Kurs.
aitäh, Sanna. Helen on sinu kohta öeldud nii. Sanna on üks ütlemata rõõmsameelne tüdruk. Tema naer reetis pea alati, kui ta oli koolimajja saabunud. Kõlava naeruga tuli aastate jooksul ka kõlav ja julge pillimäng. Sanna, soovin sulle edasiseks tuult tiibadesse ja aitäh sulle nende toredate ühiste aastate eest. Neljandana astub meie ette Anette Tammus, kelle õpetajaks samuti Jüri Ilves. Anette kirjutab: aitäh, et jaksasite mind taluda ka siis, kui noodid ei tahtnud kuidagi sõrmede alla tulla. Soovin teile palju muusikalisi hetki ja rõõmu nii klahvide kui õpilastega. Anette esitab meile Benjamin Godardi pala Esimene kurvastus. Jüri on sinu kohta kirjutanud nii. Oled mitmekülgsete huvidega ja avatud elule. Soovin sulle eluteele palju rõõmu, värve ja muusikat. Ainult südamega näed hästi. Edasi liigume kitarrimuusika juurde. Meile esineb Anna-Liisa Ojaste, kelle õpetaja olen mina, Mari Vasar. Anna-Liisa meenutab meie koos oldud aega nii. Kallis õpetaja Mari, sa oled kõige parem kitarriõpetaja, keda tahta ning teed kitarri õppimise alati lõbusaks. Sa oled vastutulelik ning sinuga on alati tore kõigest muljetada. Mul oli au olla sinu esimene kitarriõpilane ning ole sama päikseline ja rõõmus edasi. Anna-Liisa esituses kõlab Fabian Bairi pala Sunday Morning.
Aitäh, Anna-Liisa. Sa oled tõesti minu esimene lõpetaja ja ma ei saaks su üle uhkem olla. Sa tuled alati tundi rõõmsas tujus, harjutad kodus lõputult. Mõnikord unustame, et tunnis hoopis sõbrannade kombel lobisema, aga töö saab ikka alati tehtud, sest oled lihtsalt fantastiliselt andekas. Soovin, et sinu huvi muusika ja kitarrimängu vastu püsiks ka edaspidi sama värske. Meie järgmine esineja on Marili Saar, kelle õpetaja on Elen Remmel. Marili meenutab. Elen Remmel on väga hooliv ja pühendunud klaveriõpetaja, kes on ääretult soe ja positiivne. Ta paneb mind alati endasse uskuma, kui on raske, et ma saan alati kõigega hakkama. Marili mängib Oscar Mericando aeglase valsi B-tuuris. Ilus Marili. Õpetaja Elen kirjutab sinu kohta nii. Väga armas Marili on töökas, tahtejõuline ja sõnakuulelik. Iga õpetaja unistuste õpilane, kes teeb täpselt seda, mida temast nõutakse. Vaatamata sellele, et oma emotsioone elab ta sissepoole, on koostöö nende pikkade aastate jooksul sujunud rõõmsalt ja vastastikku usalduslikus õhkkonnas. Marili sihikindlus viib ta kõrgele kaugele ning aitab saavutada kõik eesmärgid, mis endale seatud. Aitäh, Marili, meie ühise aja eest! Lavale astub Lisanna Enok, kelle õpetaja on Taimi Kopli. Lisanna meenutab. Taimi on kõige abivalvim inimene, keda ma tean. Esimestel aastatel jõudsin ma tavaliselt palju varem, kui tund algas ja Taimi andis mulle alati paberi ja pliiatsid, et joonistada. Hiljem pani ta mu joonistused oma klassi seinale, mis tekitas alati rõõmu. Ta muudab alati kõik hirmu tekitavad esinemised vähem hirmsaks ning aitab rahulikuks jääda. Ta hoolib oma õpilastest väga ning soovib kõigile ainult head. Lisanna esitab Beethoveni romansi, klaveril saadab Žanna Andreevskaja.
Aitäh, Lisanna. Õpetaja Taimi kirjutab sinu kohta nii. Armas Lisanna, on olnud rõõm käia see teekond koos sinu ja viiuliga. Kui ka suurem osa õpitud paladest ununevad, siis viiulimänguga omandatud kannatlikkus, püsivus, täpsus ja kuulamisoskus tulevad sinuga kaasa mis tahes elualale. Nüüd aga taas klaverimuusika lainele. Meile esineb Lisandra Maide, kelle õpetaja on Lea Semerik. Lisandra meenutab. Lea on õpetaja, kes andis mulle nende 7 aasta jooksul julgust ja enesekindlust jätkata muusikaga ning oli mõistev ja hooliv, kannatlik ja toetav. Aitäh, et uskusite minusse ja tegite sellest teekonnast midagi, mida jään alati soojusega meenutama. Lisandra mängib meile Cécile Chaminade romantilise pala Opus 9 nr 1. Õpetaja Lea kirjutab sinu kohta nii. Armas Lisandra, koostöö sinuga on olnud inspireeriv ja emotsionaalne. Jäägu klaver sulle sõbraks ja kaaslaseks edaspidigi. Tunnustan ja tänan sinu toetavaid vanemaid, kes 7 aasta jooksul sind Haapsallu kooli sõidutades on teinud enam kui pool tiiru ümber maakera. Meie lõpetajad on mitmekülgselt andekad ning soovijad saavad muusikakoolis valida ka lisainstrumendi. Anette Tammus ongi klaveri kõrvalt õppinud ka laulmist, seda Ljudmilla Dombrovska ja Keisi käel. Kohe astubki ta meie ette Corigliano palaga The Sally Gardens 3 Iiri rahvalaulu tsüklist. Flöödil mängib kaasa õpetaja Helen Saar.
järgmisena astub meie ette Pärtel Teederov, kelle õpetaja on Jüri Ilves. Pärtel meenutab, Jüri on parim, keda õpetajaks tahta võiks. Ta viib sind nii kaugele ja kõrgele, kui sa ise vaid jaksad ja soovid. Kui olin väikene, käisime ka kontsertidel esinemas. Mida vanemaks sain, seda suuremaks läks koormus tavakoolis. Tantsimas, jalgpallis ning kergejõustikus tahtsin ka käia, siis see kontsertidel esinemine jäi soiku. Lihtsalt ei jaksanud ja tegelikult oli ikka väga hirmus ka. Jüri arvestas alati mu soovidega loovaliku osas, oli alati toeks ja hoolis ning pakkus kommi. Ta on nagu tõeline Betsoni-taat tegelikult, hästi armas. Aga kui mul just väga hästi lood välja ei tulnud, siis ta ikka manitses ka ja andis teada, et suudaksin paremini. Muusikakooli tulin unistusega õppida mängima ühte osa loost Hall of Fame. Nüüd saan sellega hakkama küll. Aitäh, Jüri! Jüri on super! Toomas Peter Horace pala Sarah. Suur tänu, Pärtel. Õpetaja Jüri kirjutas sinu kohta nii. Sport, rahvatants ja muusika on olnud sinu elu sisustajateks viimased 7 aastat. Soovin sulle loomingulist arenguteed ja edu kõiges, mida südamega ette võtad. Tänase aktuse kontserdi poolt jääb lõpetama Kaur Nelis, kelle õpetaja on Ingrid Arro. Kaur meenutab. Aitäh, kallis Ingrid, oled olnud väga eriline õpetaja. Sinu juures on olnud hea ja kindel pilli õppida ja mängida. Oled minusse uskunud ja mulle hoo sisse lükanud. Olen südamest tänulik. Kaur mängib meile Daniel Van Goensi Scherzo opus 12 number 2. Kauri kontsertmeister Žanna Andreevskaja.
aitäh, Kaur, selle maru vahva lõpetuse eest. Ingrid kirjutab sinu kohta nii. Mäletan meie teist kohtumist sinu kodus Sutlepas Noarootsi kohvikute päeval, kus jäi mulle silma sinu soe ja kokkuhoidev pere. See soojus, südamlikkus ja lisaks töökus, musikaalsus ja ettevõtlikkus on toonud sind tänasesse päeva. Mul on nii hea meel sinu saavutuste üle ja küll on tore, et saame sel teel jätkata. Aitäh, et olen sinu kõrval saanud nii palju õppida. Leia pilli harjutamise kõrval aega suve ka nautida. No nii, kontsert on kuulatud. Meie lõpetajad saavad lõpuks pillid käest ära panna ning paar minutit kulub meil siis siin väikeste ümberkorralduste tegemiseks ja siis saame alustada tänase päeva aktuse poolega. Palume lõpetajate sisenemiseks püsti tõusta.
Sõna saab Kirillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli direktori kohusetäitja Liina Piret. Head lõpetajad, lapsevanemad, külalised, kolleegid, armsad õpetajad. Meil on täna rõõmupäev. Tähistamine on oluline osa ja väga vajalik osa meile väärtusliku märkamisest. Täna olete need teie, meie lõpetajad. Teie teekond, teie kasvamine, teie küpsamine. Me näeme, kuuleme, mõistame, kuidas teie pingutus on vilja kandmas. Ma olen muusikakooli juhtides uues rollis, kuid üsna lühikese ajaga kolleegide ja ka lapsevanematega ühisosa kogedes mõistan ma, kuivõrd oluline on selles, kuhu te täna jõudnud olete koostöö. On see siis koosmäng teile muusikutena teise muusikuga või sihtide seadmine läbi 7 aasta teie õpetajatega või vanematega, kes koduse raamina teile algusest peale tuge on pakkunud. Ja ka toepakkujad on täna erilises kohas. Nad tunnevad rõõmu teie üle ja mõtlevad ka tagasi sellele, kuidas teekond teiega koos on kulgenud. Kuidas me koos oleme kujunenud. Õpime me ju kõik. Ka kogenud õpetajad saavad ikka ja jälle end mõnusalt elusana tunda, kui neile tuleb kaaslaseks laps, kellega koos on võimalik ja vahel ka vajalik midagi uut moodi teha. Õppimine on koostoime ja see ei peagi iga kord kerge olema. Sügava õppimise mõistmist selgitavad hariduspsühholoogid kui mudast protsessi. Alles siis, kui tunneme, et nüüd on keeruline, hakkab meis midagi ka heas suunas muutuma ja siis astume me tegelikult sellesse sügavasse õppimisse. Ja kui me mõistame, et piltlikult öeldes porised põlved ja vead on parimad kaaslased arenguks, muutub see protsess tegelikult nauditavaks ja ka samal ajal turvaliseks. Kuid seda ikka koos toetava õpetaja ja lapsevanemaga, see annab hea koha edasi minekuks. Aitäh, armsad turvalisuse pakkujad, et te olete tänastele lõpetajatele selle keskkonna loonud. See paneb mõtlema, kui õpingud muusikakoolis on lisaks muusikuks kujunemisele ka inimeseks õppimise võimalus. Iga kogemus sel teel, samm-sammult, tund-tunnilt, ühest harjutusest järgmise kontserdi elevuse või ettemängu põnevuseni on teie isikuomadusi kujundanud. On see siis eesmärgistamine ja enesemotivatsiooni leidmine koduseks harjutamiseks või lepliku meele kujundamine mõne ebamugavusega toimetulekul, näiteks tihedus tunniplaanis või õigete sõnade leidmine oma mõtete väljendamisel suhtluses õpetajaga. Kuid samas ka meisterlikkuse omandamise rõõmu nautimine, ühise hingamise tajumine koosmängudes ja puhas elevus oma instrumendiga muusika sees olemisest. Märkamine sellest, mis meile rõõmu toob. See teebki meist ju selle parima versiooni meist endast. Kuid muusikal on ka laiem võluvõim. Te muudate selle supervõimega, mida muusikakoolist omandanud olete ka teiste inimeste elusid. On tõenduspõhine teadmine ja meie kõigi poolt nii paljudel kordadel, ka just lõppenud kontserdil, isiklikult kogetud tunne, et muusika mõjutab meie emotsioone ja heaolu ja ikka selles heas suunas. See on võimas tööriist, millega tuleb ka ettevõtlikult ümber käia. See on võimalus, mitte kohustus, kuid selle omaks võtmine on omamoodi vastutus. Teadlikkus sellest on juba teie identiteedi osa ja annab teile keele, mida kõigil ei ole. Olgu teie elus alati ruumi muusikale, kuulata, mängida, luua. Nagu on öelnud helilooja Leonard Bernstein, mitte alati ei muuda muusika maailma paremaks, aga see muudab paremaks need, kes seda kuulavad ja nemad võivad muuta maailma. Täna ma ütlen teile kaasa, et ka need, kes seda teevad. Olete meil südames, armsad Kirillus Kreegi nimelise muusikakooli
67. lend. Palju õnne teile! Käskkirja loeb ette õppealajuhataja Helen Saar ning tunnistuste jagamiseks panen laua juurde direktori kohusetäitja ning tänaste lõpetajate erialaõpetajad. Direktori kohusetäitja käskkiri number 12. Välja antud 21. mail 2025 Haapsalus. Anda välja Grillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli lõputunnistused õpilastele, kes on läbinud süva- või tavaõppe õppekava täies mahus. Lisanna Enok, viiuli eriala. Kiituskirjaga lõpetas Lisandra Maide, klaveri eriala. Kiituskirjaga lõpetas Kaur Nellis, tšello eriala. Kaarel Ojassoo, viiuli eriala. Kiituskirjaga lõpetas Anna-Liisa Ojaste, kitarri eriala. Kiituskirjaga lõpetas Marili Saar, klaveri eriala. Kiituskirjaga lõpetas Anette Tammus, klaveri eriala. Kiituskirjaga lõpetas Pärtel Tederov, klaveri eriala. Noora Marie Vahter, klaveri eriala. Sanna Kätlin Veltsmann, flöödi eriala. Lõpetajate nimel saab sõna Kaur Nellis. Kallid õpetajad, vanemad, külalised ja lõpetajad. Seista täna siin teie ees on väga kummaline ja natuke ka kurb tunne. Alles oli see hetk, kui tuli muusikakooli esimest korda, väike, närvis
ja laulmas Hiirepudru laulu sisseastumiskatsetel. Nüüd äkki on möödunud 7 aastat ja see aeg on mind kujundanud rohkem, kui oleksin osanud arvata. See teekond on õpetanud mind ennast väljendama mitte ainult muusikaliselt, vaid ka inimesena. Muusika on arendanud minus loogilist mõtlemist, eneseusku, sihikindlust ja väga-väga palju kannatlikkust. Lisaks sellele on esinemised ja nendega kaasas käib närv, treeninud mu stressi ja pingetaluvust. Kui mõelda, mis on see, mis ma täna tahaksin teil kõigil edasi anda, siis on see tõdemus, et iga hetk ja kogemus on väga väärtuslik. Me ei pruugi sellest küll alati kohe aru saada nende hetkede tõelisest tähtsusest ja väärtusest. Kui ma poleks umbes 8 aastat tagasi näinud ühte videot, kus Viini tšelloansambli 4 meest mängivad ühel tšellopal Ravelli Bolerot, siis ma tõenäoliselt ei seisaks ka täna siin. Ja kui aus olla, ma poleks ka sama inimene. Sest suur osa tänasest minust saigi alguse just sellest hetkest. Claude Debussy on öelnud, et muusika on vaikus nootide vahel. Ja mulle tundub, et vahel need väikesed, vaiksed, justkui tühised hetked ongi need, mis kujundavad meid elus kõige rohkem. Muusika on andnud mulle rohkem kui vaid oskused ja teadmised. See on kinkinud mulle võimalusi, mida ma poleks eales osanud ette kujutadagi. Olen osalenud keelpillifestivalidel ja konkursitel, esinenud Soomes Lasse Hikele juubelikontserdil, käinud Kristjan Järviga Euroopa tuuril, osalenud projektides koos Nöppi ja Nubluga ning eelkõige kohtunud inimestega, kes on saanud nüüd mulle väga-väga kalliks. Ja ma tahangi seda jagada, sest see on minu kogemus ja ma saan öelda, et kui sa südamest midagi väga soovid, usud endasse, pingutad ja oled järjepidev, siis kõik on võimalik. Muusikast piisab terveks eluks, aga muusika jaoks ei piisa ühest elust, ütles Sergei Rahmaninov. Ja see on täpselt see, mida ma olen ise tundnud. Mida rohkem olen muusikaga tegelenud, seda rohkem olen avastanud, kui sügav ja lõputu see maailm tegelikult on. Ükskõik, kui palju olen õppinud, mänginud või kuulanud, alati leidub veel midagi, mis puudutab ja avab minus midagi uut. Ja ma tunnen, et see ongi see, mis teeb muusika nii erakordseks. See ei lõppe kunagi otsa. Muusika kasvab koos meiega ja jääb meie sisse alles ka siis, kui koolid läbi saavad ja noodid mõneks ajaks riiulisse jäävad. On veider mõelda, et see 7 aasta pikkune teekond on läbi. Alati tundus, et lõpp on kuskil kaugel. Aga praegu ma olen väga-väga tänulik kõikidele nende hetkedele läbi nende aastate. Ka neile, kus tahtsin vahetevahel pillinurka visata, kus lavanärv oli nii suur, et käed ärisesid ja kus uus teos tundus lootusetu ära õppida. Tahaksin südamest tänada kõiki õpetajaid, kes on meid läbi nende aastate juhendanud ja suunanud. Ma tänan teid selle eest, et pidasite vastu ka neil päevil, kui me tulime tundi harjutamata või kui miski lihtsalt välja ei tulnud. Te olite meil olemas ka siis, kui tundus, et pole lootust. Ma tahaksin teile öelda, et palun midagi vastu. Eks me oleme kõik teile nii rõõmu pakkunud, kui ka natukene ka peavalu valmistanud. Aga teie tööl on väga sügav väärtus ja see tähendab meile tervet maailma, isegi kui see alati kohe välja ei paista. Suur aitäh teile selle kannatlikkuse, toe ja hoolivuse eest. Ja teie, mu kallid lennukaaslased, me pidasime vastu ja õppisime läbi selle teekonna väga palju. Ma loodan, et nagu mina, nii olete ka teie kogenud neid hetki, kus tundsid, et muusika on midagi enamat kui lihtsalt noodid. Et te olete sinna sisse ära kadunud ja mõistnud, et see on viis, kuidas ennast väljendada ja midagi imelist läbi elada. Ma loodan, et ei jäta muusikat maha. Me ei pea saama professionaalseteks muusikuteks, aga meist igaühte jääb alles oskus mängida midagi ilusat ja nauditavat. Ja selle kõige eest veel kord suur aitäh Haapsalu muusikakoolile ja meie kallitele õpetajatele. Aitäh! Aitäh, Kaul, see oli väga-väga südamlik. Lapsevanemate nimel saab sõna Katrin Ojassoo. Kallid muusikakooli lõpetajad, armsad õpetajad, head vanemad ja külalised. Kirillus Kreek on öelnud:
muusika peab tulema südamest ja minema südamesse. Meie kool kannab Kirillus Kreegi nime. See ei ole pelgalt nimi koolimaja seinal. Kreek uskus, et muusika ei ela ainult noodis, vaid inimeses endas. Ta oskas kuulata vaikust ja just selles vaikuses sündis muusika. Samamoodi olete nüüd teiegi, kallid lõpetajad, lisaks pillimänguoskusele õppinud märkama vaikust, kuulama ja hoolima kõlast, mis sünnib teiste kuulmisel. Te olete õppinud, kuidas kuulata teist inimest ilma katkestamata, kuidas väljendada emotsioone ilma sõnadeta. Te teate, et harmoonia sünnib siis, kui iga hääl saab kõlada omal moel, aga koos kaaslasega. Te olete harjunud andma endast midagi teistele, ootamata iga kord aplausi. Te ei karda esineda, aga oskate vajadusel ka taanduda. Just neid oskuseid, mida armsad õpetajad on teile edasi andnud, saate nüüd edasi kanda oma perele, sõpradele, kogukonnale. Teie kaudu võib maailm muutuda natuke helisemamaks ja natuke helgemaks. Kallid lõpetajad, kes teist mäletab veel seda esimest hetke, kui käes oli pill, aga häält sellest ei tulnud. Aga te julgesite eksida ja ikka uuesti ning uuesti proovida. Armsad õpetajad, kas teile meenub hetk, kui laps tuli klassi vaikselt, kõhkleva pilguga ja te pidite lihtsalt ootama, kuni ta leiab ise teie õige helini. Ja lõpuks see hetk tuli. Teie kannatlikkus, hool ja usk oma õpilastesse on täna meie kõigi ees. Head vanemad, kui tihti mõtlesite, kas see pidev harjutamine, eksimused ja väsimus viivad ka kuhugi? Tänane päev ongi vastus teie küsimusele. Ja nüüd, armsad lõpetajad, see, mida te täna endaga kaasa võtate, on midagi enamat kui muusikakooli lõputunnistus. Te mõistate, et igas suhtes, nagu muusikaski, on tähtis nii kuulamine kui kooskõlamine. Te teate, millal hoida rütmi, millal toetada ja millal lasta teisel särada. See kõik teeb teist paremad inimesed ja maailm vajab inimesi, kes oskavad kuulata, kes tahavad mõista ja kes julgevad tunda. Soovin kõigile meeldejäävat suvepuhkust ja helisevat teekonda. Aitäh! Palun õppale juhataja Helen Saar. See on meie lennu poolt kingitus kooliperele, Kirillus Kreegi kooliperele. Nüüd aga midagi esmakordset. Eesti ettevõtjate poolt välja pandud rahaline preemia Tuleviku lootus. Preemia annab üle Haapsalu muusikakooli hoolekogu esindus Irma-Liisu Eberle ja Katrin Ojassoo. Head õpetajad, lugupeetud muusikakooli juhtkond ja õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Muusika austajaist ettevõtjad soovivad Haapsalu muusikakooli hoolekogu vahendusel üle anda Kirillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli 67. lennu lõpuaktuse ettevõtjate rahalise preemia nimega Tuleviku lootus. Tuleviku lootus on rahaline preemia tunnustamaks Kirillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli lõpetajat, kes oma õpingute vältel muusikakoolis on olnud väga hea õppeedukusega ja silma paistnud aktiivse muusikalise tegevusega väljaspool õppetööd. Ta on osalenud kursustel, konkurssidel ja festivalidel ning olnud kaasatud muusikamaailma tegevuses laiemalt. Ta on näidanud üles pühendumust. Preemia saaja lõpetas Haapsalu muusikakooli kiituskirjaga. On alates teisest klassist igal aastal osalenud rahvusvahelisel poiste keelpillifestivalil Kuressaares ning Eesti noorte tšellistide festivalidel. Osales 5. ja 7. klassis Loode Eesti muusikakoolide tšelloõpilaste konkursil
saavutades vastavalt esimese ja teise koha. Osales 2024. aastal dirigent Kristjan Järvi orkestriga Baltic Sea Philharmonic Euroopa turneel. Osalenud dirigent Kristjan Järvi erinevatel Eesti projektidel ja dirigent Lehari Kausteli korraldatud suvekursustel Soomes. Olnud õpingute vältel Haapsalu muusikakooli kammerorkestri liige ning aidanud kaasa kammerorkestri tegevusele. Tema töö ja saavutused on jäänud silma. Kaur Nelis. Ja nüüd on mul üks selline mõte teile kõigile, et siin saalis on inimesed, kes vääriksid igal kevadel tunnistust kõikide viitega ja kiituskirja ja võib-olla midagi veel. Nii et ma palun endaga appi õppealajuhataja Helen Saare ja teid ja kõigi teiste poolt toetuseks üks võimas aplaus meie õpetajatele. Kõlama hakkab juba traditsiooniks saanud koolilaul. Laul kannab pealkirja Sõbraks on sul muusika ning selle autoriks on meie oma solfedžoõpetaja Sirje Kaasik. Lõpetajad leiavad laulusõnad oma tunnistuste vahelt ja ka teil, armsad lapsevanemad ja sõbrad, on võimalus kaasa laulda toolidele asetatud laululehtede abil.